Tere, mina olen Stiina Knete-Tüvist. Olen 11. klassi õpilane ning oma praktilise töö raames olen loonud 2 õppevideot mängulistest viisidest tennise õppimiseks. Teises videos on 5 harjutust, mida kasutada treeningutel, kus osalevad koolieelikud. Palli viskamine. Lapsel tuleb võtta endale 1 pall. Eesmärk on pall enda kohale otse õhku ja võimalikult kõrgele visata, ei ette ega taha. Samal ajal, kui pall õhus on, tuleb teha nii palju käteplakse kui võimalik. Alguses võiks proovida palli visata 1 käega, paremakäelistel parema ja vasakukäelistel vasaku käega. Palli võib kinni püüda 2 käega. Kui mõnel lapsel tuleb juba 2 käega püüdmine hõlpsalt välja, võiks proovida 1 käega püüdmist. Paremakäelised võiksid palli õhust püüda parema käega ja vasakukäelised vasaku käega. Kui see tuleb ka juba hästi välja, võiks proovida palli püüda mittedominantse käega. Palli põrgatamine reketi peal. Igal õpilasel on vaja oma reketit ja palli. Esiteks on vaja reketit enda ees hoida ja panna pall reketi peale seisma. Kui pall seisab liikumatult reketil, tuleb lasta pallil maha kukkuda nii, et reketiga tehakse löögilaadne liigutus. Peale seda, kui pall on korra maad puudutanud, tuleb see taas reketi peale saada. Erinevalt löögist ei lähe käsi lõpus vastasõla juurde, vaid korjab kaarega palli põrkumisel taas reketile. Eesmärk on liigutust sooritada võimalikult palju järjest nii, et pall vahepeal mitu korda maha ei põrkaks. Harjutusest saab teha ka minivõistluse nii, et iga laps loeb oma tulemuse kokku ja kellel on arvuliselt kõige suurem tulemus, on võitja. Palli maas veeretamine. Harjutuse võib vastavalt tasemele jagada 2. Esimene etapp on reketita, vaja on ainult palli. Lapsed võtavad paari ning seisavad vastamisi, teineteisest umbes 4–5 meetri kaugusel. 1 paariline võtab kõigepealt palli enda paremasse kätte ning veeretab selle mööda maad teise paarilise suunas. Palli veeretamisel on eesmärk jäljendada reketi lööki. See tähendab, et peale palli veerema saatmist tuleb parem käsi viia vastasõlale. Teine paariline peab palli peatama, seda võib teha kas 1 või 2 käega. Seejärel kordab teine paariline esimese tegevust ning saadab palli tagasi esimesele. Esimene võtab seekord palli vasakusse kätte ning harjutuse sooritamisel hakatakse vaheldumisi kätt vahetama. Teisel etapil on vaja reketit ja palli. Taaskord võtavad lapsed paari ning seisavad vastamisi, teineteisest umbes 4–5 meetri kaugusel. Erinevalt esimesest etapist võtab laps reketi paremasse kätte ja paneb palli endast natuke ettepoole maha. Lapsed peavad reketit kasutama palli veeretamiseks teise paarilise suunas ning samuti reketi peale palli veerema saatmist vastasõlale viima. Kordub sama rütm, mis esimeses etapis. Harjutust võiks sooritada umbes 3 minutit. Ees- ja tagakäsi. Tegu on individuaalse harjutusega, mille eesmärk on aeglases tempos teha läbi ees- ja tagakäe liigutus. Õpilane võtab kõigepealt algpositsiooni ehk viib jalad harkseisu ning kõverdab põlved. Reketit tuleb 2 käega enda ees hoida. Esiteks mängitakse läbi eeskäelöök. Õpilane keerab vasaku küljega võrgu poole, võtab reketi paremasse kätte ning viib selle enda kõrvale, valmistudes löögiks. Seejärel tuleb reket kaarega, justkui nagu vaateratta liikumist trajektoori põhjal viia ette ning oma vastasõlale. Seda liigutust võib kirjeldada nii, et lapsed teevad reketiga koerale pai. Teiseks jäljendatakse tagakäelööki. Kõigepealt tuleb taas võtta ettevalmistav asend. Õpilane keerab parema küljega võrgu poole, võtab reketist mõlema käega kinni ning viib selle enda kõrvale, taaskord löögiks valmistudes. On oluline, et parem käsi oleks reketit hoides täiesti sirge. Järgmiseks tuleb viia reket kaarega enda ette ja vastasõlale, imiteerides koerale pai tegemist. Seostades liigutusi lastele lihtsate ja arusaadavate asjadega,
saavad nad harjutuse olemusest paremini aru ning oskavad liikumist millegi konkreetsega seostada. Reageerimismäng. Tegemist on paarisharjutusega, seega on sooritamiseks vaja 2 inimest. Üks õpilane võtab hargseisu ning laseb end põlvedest allapoole. Teine õpilane peab samal ajal olema jalad natuke harkis ning koha peal tippima. Esimese õpilase ülesanne on kontrollida teise reaktsiooni kiirust. Ta paneb käed oma selja taha ning seejärel viib ükskõik kumma käe enda ette nii, et teine õpilane saaks seda katsuda. Testitava õpilase ülesanne on võimalikult kiiresti paarilise käele plaksu teha. Kui plaks on tehtud, viib esimene õpilane käed taas selja taha ning seejärel viib käe jälle plaksu saamiseks ette, aga seekord teise kohta. Nii jätkub ülesanne umbes minut aega ning õpilased vahetavad rollid. Kasutatud allikate loetelu ning videos osalenute nimed leiate video kirjeldusest. Aitäh, et vaatasite!